Vene rakett Orešnik osutus tühjaks kestaks, mida oli tugevalt ülehinnatud. Eksperdid on lõpuks lõpetanud selle raketifragmentide uurimise, mis on juba 3 korda Ukrainat rünnanud. Orešniku raketi elektroonikakomponentide analüüs, mis ründas Belja-Tserkovi, Livi ja Dniprot, näitas, et rakett sisaldab Venemaa ja Valgevene osi, mis on valdavalt toodetud aastatel 2014-2016. Kõik ülejäänud sisemus on veelgi vanem, mis näitab, et raketi ainus kaasaegne osa on Vladimir Putini propaganda. Veelgi enam, varem teatas USA kongress, et Orešniku kasutamine Ukraina ründamiseks toob Vene diktaatorile vastupidise tulemuse sellele, mida ta soovib saavutada. Asi on selles, et selle raketi rusud on praegu Ameerika luure käsutuses ning USA uurib Venemaa tegeliku raketi potentsiaali. Ja selgus, et Putin on taas ohuulatust väga tugevalt ülehinnanud. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like, kirjutage alla kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, eksperdid uurisid lõpuks Orešnik raketi, millega rünnati Lvivi ja Dnipropetrovski oblasti ning samuti Belja-Tserkovi umbes nädal tagasi. Ja esimene järeldus on väga lihtne. Rakett ei ole sugugi uusim. Eelkõige said spetsialistid juurdepääsu pardal olevale elektroonikale ja lennujuhtimissüsteemidele. Orešnik nimelise raketi rusude uurimine, millega venelased lõid Belja-Tserkovi pihta, näitas, et seal on ainult Venemaa ja Valgevene päritolu komponente. Samal ajal uurisid eksperdid, kes töötasid väljaandega Militarni, teise Orešnik raketi säilinud rususid, millega venelased ründasid Lvivi oblastit 8. ja 9. jaanuari ööl 2026. aastal. Elektroonikakomponentide analüüs näitas, et rakett sisaldab Venemaa ja Valgevene detaile, mis on valdavalt valmistatud aastatel 2014, 2015 ja 2016. Asi on selles, et täna sai teatavaks, et osa Orešnik raketi kerest, millega Venemaa jaanuaris Lvivi piirkonda ründas, eraldus lennu ajal ega põlenud ära. See võimaldas selle detaile ja komponente üksikasjalikult analüüsida. Eelkõige jäi terveks protsessori plokk ja peaarvutiplaat, mis saadavad signaale tüüridele ja mootoritele. Nende komponentide uurimine lükkab täielikult ümber Kremli väite, et see rakett on täiesti uus arendus. Eksperdid ütlesid, et rakett, mis ründas Lvivit, avanes ja eraldas need metalltoorikud löögiks liiga kõrgel, nimelt 5-6 kilomeetri kaugusel sihtmärgist. Seetõttu paisati raketiosad lihtsalt üsna suurele alale laiali ja need ei põlenud ära. Belja-Tserkvis avales rakett Orešnik üsna madalal kõrgusel, mis tõttu tabas see just garaaže. Kõik 6 pakki, igaühes 6 tükki, langesid mitmele garaažile. See tähendab, et oli selgelt näha, et see avanes väga sihtmärgi lähedal ja kõik kukkusid tihedalt kokku. See tähendab, et raketti ikkagi natuke kohendati pärast Lvivimaa rünnakut. Lõpuks teatasid eksperdid, et rakett Orešnik on vaid olemasolevate Nõukogude ja Vene raketisüsteemide põhjalikult moderniseeritud ja muudetud versioon. Konstruktsiooni tehti vaid teatud tehnoloogilisi muudatusi, kuid kõik trükkplaadid ja mikroskeemid, mis leiti protsessori ploki seest, olid valmistatud ajavahemikus 2014–2016. Erinevalt Vene droonidest, milles leitakse kaasaegseid välismaiseid komponente, mis on toodetud aastatel 2024–2025. Aga Orešniku raketis ei leitud üldse uusi detaile USA-st, Hiinast ega Euroopast. Absoluutselt kõik elektroonikakomponendid on eranditult Venemaalt ja Valgevenest. Eelkõige on plaatidel elemente, mis on toodetud Minski tehases Integral, mis toodab integraalskeeme, pooljuhtseadmeid ja elektroonikakomponente sõjatehnika jaoks. Ja see on üks suurimaid mikroelektroonika tootjaid Ida-Euroopas. Aga põhiosa elementidest, elementbaasist, valmistatakse ettevõtetes Moskvas ja Moskva oblastis. Kuna rakett Orešnik töötati välja tuumalõhkepeade kandjana, on sellel madal sihtimistäpsus.
See on selle klassi rakettide puhul tüüpiline. Rakett on varustatud eraldiseisva peaga, mis enne sihtmärgi tabamist jaguneb 6 eraldi juhtimisplokiks. Iga üks neist sisaldab veel 6 allmoona. Kuid ilma tuumalõhkepeata on need lihtsalt 50-kilosed malmist tühjad kestad. Seetõttu on raketi kasutamisel mitte tuumavariandis selle hävitav tõhusus minimaalne. Lihtsalt suurel kiirusel see 50-kilone tühikest põrkab maasse, mitte midagi enamat. Eksperdid on kindlad, et Oreshnik on kiiruga tehtud modifikatsioon Nõukogude Liidu mandritevahelise ballistilise raketi RS-26 Rubež projektist. Mõlemad tooted on oma massi ja mõõtmetunnuste poolest sarnased ja mõlemad on mõeldud rakettide erandatavate lõhkepeade kohale toimetamiseks. Rubeži arendustööd toimusid juba tänapäeva Venemaal. Eriti aktiivsed katsed toimusid aastatel 2011 kuni 2015. Kuid konstruktsiooniliselt tugines see rakett Nõukogude raketieehituskoolile ning mandritevaheliste ballistiliste rakettide Topol-M ja JARS tehnoloogiale. Ja siin ma selgitan, miks Oreshnik, nagu ma ütlesin, on kiiruga loodud rakett hirmutamiseks. Projekt Rubež loodi kui kergem ja mobiilsem versioon raketist JARS. Aga eriti ajal, kui kehtisid veel need piirangud ballistiliste rakettide lennuulatusele. Siis oli vaja teha mingisugune rakett, mis ei oleks rahvusvahelise järelevalve all ja mis lendaks vähem kui 5500 kilomeetri kaugusele. Ja seda Rubeži projekti loodi üsna kaua, kuid programm külmutati ametlikult 2017 aastal. Aga hiljem, pärast täiemahulise sõja algust Ukraina vastu, elustati Vladimir Putini juhtimisel see Rubeži projekt uuesti. Lõpuks, et luua Oreshnik, eemaldati 3-etapilisest Rubeži raketist üks kiirendusaste ja nii saadi just see Oreshnik. Oreshnik sai uuendatud lahinguosa ja sihtimissüsteemi. Peamine eripära on kineetilised eralduvad plokid. Raketaga on mitut plokki, iga üks neist jaguneb lõppfaasis veel 6 submoonaks. Ja idee kohaselt peaksid need plokid tänu tohutule kiirusele tekitama oma kineetilise energia arvelt tohutut kahju. Isegi ilma lõhkeaine kasutamiseta submoona sees. Aga tegelikkuses on venelased seda raketti juba 3 korda kasutanud. Muide, iga üks neist maksab peaaegu $100 miljonit. Ja kõigil 3 korral oli purustused minimaalsed. Selgus, et see oli taas üks bluff, järjekordne propaganda ja jutud sellest, nagu neil oleks mingisugune ülimoodne rakett. Tegelikult pole asi sugugi nii. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Lisaks, kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse ükskõik millise lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Või kasutades QR-koodi teie ekraanil. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!